Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule. Tere kuulajad, Autotund on tagasi juuli lõpu viimase saatega ja mul on tulnud seda appi tegema Alan Vaht Terminalist. Ja siis mis meil on, eks, kõigepealt ma uurin Alanilt kütusehindade kohta. Mul on selle kohta päris mitu küsimust ja miks mitte küsida otse inimeselt, kes on sündmuste keskpunktis, mis kütusehinnaga hetkel toimub ja mis sellega toimuma võib hakata. Vaatame, pool aastat sai täis autode regamise statistika ja meil on ka mõned proovisõidud. Õigemini Alan käis sõitmas Xpeng G6 ja G9-ga, järjekordne Hiina mark Eesti turul. Ja mina lõppu lihtsalt räägin siis täiesti teisest maailmast. Citroen C3 Aircross, et natukene ka tavalistest autodest juttu teha. Aga ühesõnaga ma alustaksin seda kütuse juttu sellega, et ma olen nagu mingi selline tähelepanek, mul ei ole ühtegi graafikut joonistatud. Aga viimasel ajal, ja võib-olla tuleneb see sellest, et me kunagi autogeeniuses, sai teha kogu aeg uudiseid, et nüüd kütusehind, et ma ei tea, täna oli 1,6, nüüd on 1,8, järgmine nädal 1,9. Ja ma olen viimasel tähele pannud, et meil kütusehind on parimal juhul, räägime siis bensiinist praegu, 1,489, mõni päev on 1,650, aga umbes selles vahemikus ta viimased, mina ei tea, pool aastat. Ja samas siin on olnud väga turbulentseid hetki. Ameerikas sai mingi hull presidendiks, eks ju, siis Iraanis läks jamaks, Ukrainas pole paremaks läinud, ühesõnaga kogu aeg toimub, kogu aeg mingid jamad, katastroofid, asjad. Ja ometigi on meie kütusehind kogu aeg, ta nagu sa ei ärka hommikul üles ja tanklapost, et raks, mis nüüd juhtus. Kummaski suunas, ei ülesse ega alla. Ja kes mäletab, meil oli vist rekord äkki bensuhind, kas oli 2,2 või 2,3 siin mitu aastat tagasi. Ja meil on siin makse tõstetud, meil on siin kõike on tehtud ja ometigi oleme me sellises seisus. Et kas nüüd ongi, kas see 1,5, 1,6 ongi see kütusehind, millega me nüüd siin saame arvestada? Või on see muutumas? Tervitus ka minu poolt, väga hea sissejuhatus kohe nii-öelda paugus kütusehindade peale. Absoluutselt, see töötab alati. Et ma olen neid võrdlusi teinud väga pikalt ja ma ei tea, rohkem kui 10 aastat rääkinud sellest, ma olen püüdnud, tihti on ka kolleegid, konkurendid küsinud, et kuule, miks sa nii detailis räägid sellest, eks ole, kas kütusehind läheb üles või läheb alla, millised need mõjud on. Ma ei tea, mulle meeldib rääkida asjadest. Tihti on niimoodi, et ei taheta ebameeldivatest asjadest rääkida, et kui kütusehinnad langevad, siis räägitakse meeleldi. Ja siis, kui kütusehinnad tõusevad, siis ei taheta rääkida. Mina olen olnud väga konkreetne. Ma räägin sellest, kuhu suunas on kütusehind liikunud. Kas ta on liikunud üles 5 senti ja tanklahind on püsinud, ma räägin siis maailmaturu hind ja näiteks oletame, et ongi 10 senti tõusnud, aga kütusehind tanklas on püsinud. Ja kui sa rääkisid praegult maailmaturu hinnast, siis sa räägid siis juba valmis kütuse. Täpselt. Sest tihti tegelikult on see, mis meediasse jõuab uudistes, tegelikult räägitakse alati Brenti naftast, millest nii-öelda kütuseni on veel jupp maad minna, et see ei ole... Täpselt, see ei ole kütus. Tihti räägitakse, nafta hind tõusis või nafta hind langes, miks tanklates hinnad ei lange, et naftat me paaki ei pane, me paneme paaki ikkagi bensiini ja diislit, mis toodetakse toornaftast, et toornaftal on oma maailma turg, oma nõudlus, oma pakkumine ja siin on ikkagi ostjateks on rafineerimistehased ja pakkujateks, kes siis toornaftat pakuvad, on siis tootjad, kes seda maapõuest välja pumpavad. See on üks ja eraldi turg. Teine turg on siis see, mida tarbijad tarbivad. Tarbime bensiini, diislit, ehk et siin on müüjateks rafineerimistehased, kes toodavad toornaftast bensiini, diislit ja nemad müüvad.
ja bensiini ja diisliturul võib hoopis olla teistsugune turunõudluse ja pakkumise tasakaal, kõik sõltub ka varudest ja ehk et toornafta hind võib liikuda ühes suunas, bensiini ja diisli hinnad võivad liikuda hoopis teises suunas ja siis on see nii-öelda tanklakett, kes seda kütust müüb, ehk et tanklakett võtame siis nii, et nafta tootja müüb oma nafta rafineerimistehasele, seal on üks turg, rafineerimistehas toodab bensiini, diisli, müüb siis tanklakettidele, kes on siis nii-öelda, see on siis see teine turg ja kolmas turg on siis jaeturg, kus tanklaketid müüvad kütust edasi. Seal on oma, eks ole, turu konkurentse ja väga tabavalt ütlesid, et siin kütuse hinnad, ütleme, võtame kõige nagu ehedam näide on 12 päeva sõda juunikuus, mis 13 juuni algas. Võtsin välja ka, et mis siis näiteks diislikütuse hind tegi, et tegelikult hinnad hakkasid maailmaturul tõusma juba 2 päeva ennem, et kui reedene päev, 13 juuni kostitati rakettidega siis juba Iraani, siis tegelikult pinged hakkasid juba kerima 2 päeva varem, kolmapäevast ja vaatan näiteks kolmapäeval 11. juunil oli diislikütuse hind $652 tonnist, 652 ja kulmineerus see siis 19. juuniga. See on siis 8 päevaga maailmaturu hind tõusis $170 tonnist. See on väga jämedalt selline kuskil 15 senti liitrist. Ja samal ajal, mis oligi tähelepanuväärne ja ma ka kirjutasin sellest Facebookis, et maailmaturu hinnad liikusid nii-öelda gallopiga ülesse ja tanklate hinnad samal ajal hoopiski nädala jooksul langesid ja tekkis olukord, kus diislikütuse hind tanklas oli jäänud maha maailmaturu hinna ehk et sisseostu hinna liikumises koguni 14 senti, võib-olla oli isegi ta natukene rohkem, aga kujutada nüüd ette, eks ole, et su sisseost tõuseb, tanklas samal ajal väljamüügi hind langeb, tarbijad sellest võitsid, aga keegi siis ei küsinud, et kuulge, et mis te napakad seal tanklas olete, et miks te hinda ei tõsta, et ja ma olen seda nii-öelda võtnud endale sellise justkui nagu koolitaja rolli või selgitaja rolli, et hästi ja miks ma olen selle võtnud, selgitan ka ära, et mind tohutult häiris kogu aeg see, et tarbijatel oli selline kindel veendumus, justkui nagu kivisse raiutud, et kui maailmaturu hinnad tõusevad, siis tanklaketid tõstavad koheselt hinda. Ja kui maailmaturu hinnad langevad, siis käib kõva kummivenitamine. Tegelikkuses see absoluutselt paika ei pea. Nii nagu ma ennem ütlesin, on 3 erinevat turgu. Naftaturg, lõpptoodete turg, mida rafineerimistehased müüvad ja kolmandaks konkurentsi olukord, eks ole, kütuseturul tanklakettide vahel. Ja võibki olla selline olukord, kus tankla hind on jäänud näiteks maha. Ja oletame, et ei olegi mingisugust suurt uudist olnud, aga tankla hind on jäänud maha maailmaturu hinna tõusust ja nüüd tuleb uudis, suur uudis. Maailmaturu hind kukkus kolinal. Ja samal ajal tanklaketid tõstavad hinda, aga tõstavad hinda sel põhjusel, et mahajäämus oli eelneval nädala, terve nädala või pooleteise nädala jooksul lihtsalt konkurentsi olukorrast tulenevalt ei liikunud hinnad tanklas kaasa maailmaturu hinna tõusuga ja see oligi see näide selle 12 päeva sõja ajal ja me ei saa neid asju võrrelda, et igal turul on oma konkurentse, aga kindel on see, et pikas vaates, kui me võtame pika perioodi ja ma olengi täna ka siia võtnud pika perioodi, meil ei ole mõtet vaadata sellist nädalast, no ütleme, ongi seesama kütuse tanklatest müüdava kütuse hinna dünaamika on olnud selline, et kolmapäeviti hindu tõstetakse ja nädala jooksul hindu langetatakse. Isegi kui maailmaturu hind tõuseb, siis nädala jooksul raudpolt hinnad tanklates langevad. Ja kui ma korraks lähen veel tagasi selle 12 päeva sõja juurde, siis Iisrael, USA versus siis Iraan,
naftarajatiste seal pommitamine, siis juhtus nii, et ma kolmapäevasel päeval käisin ühes raadios rääkimas, küsiti ka, et kuule, et mis toimub, et tanklates hinnad on langenud, maailmaturul hinnad on tõusnud. Mina tõin välja selle vahe, et hindade mahajäämus, ma ei tea, bensiinil oli seal kuskil 10 senti, diislikütusel 14 senti ja tõingi, et et see on üpris reaalne, et antud päeval nüüd tõstetakse hindu. Loomulikult, mis sellega kaasnes see, et ükski tanklakett ei julgenud minu sõnumi peale, mis ma raadios välja ütlesin, et hinnad on nii palju maha jäänud, keegi julgenud tõsta. Kardetakse ka selliste kartellisüüdistust, et näe nüüd, Alan ütles 14 senti mahajäämus ja vaata nüüd, mis juhtus, tõstetigi 14 senti. Et mina ei karda, ma räägin päris olukorrast, mis turul toimub. See, kas mõni tanklakett nüüd hinda liigutab, selle peale mind absoluutselt ei huvita. Tõstad sa või langetad, mina räägin maailmaturu hinnast, räägin sellest, kas tankla hind on jäänud maha või liikunud ette. Mina teen oma asja, las siis need konkurendid, kes mõtlevad, mõni riidles ka, kirjutas transpordikütuste ühingusse kirja, lausa üks suur tanklaketi suur direktor, et mis sa õige ette endas kujutad, kuidas Alan niimoodi ütleb, et hind tõuseb nii palju. Ma räägin, palju hind maha jäi. Ära tule mulle õpetama seda, et mida mina tohin rääkida või tohin. Ma räägin sellest, mis maailmaturu hind teeb ja mis on tankla hind teinud. Aga võtame pikema perioodi. Just ma mõtlen, et me võimegi vaadata. See nädalane tsükkel, et tanklas hinnad langevad, maailmaturul võivad hinnad tõusta. Et see ei ole nagu adekvaatne. Aga vaatame pikemat perioodi. Ma võtsin selle aasta algusest, siis tankla hindade liikumise alates jaanuari algusest ja näen, et bensiini hind on langenud jaanuariga võrreldes 7 senti, diislikütuse hind on langenud 12 senti ja samal ajal on maailmaturu hind, võtan siis võrdluse, ma praegu ütlesin bensiin, diisel korraga, aga võtame, et bensiin on tanklas langenud 7 senti, maailmaturul on langenud 8,8 senti, justkui nagu rohkem. Kohe tulen nüansi juurde, aga võtame selle teise näite, diislikütus on tanklas langenud 12 senti, aga maailmaturul on langus olnud 5,2 senti. Ehk et maailmaturul on langenud vähem, kui on hind täna tanklas langenud selle poole aastaga. Ja natuke isegi peale kui pool aastat. Aga tuletan meelde, mis siis on, võtame selle bensiini, et tanklas 7 senti langenud ja maailmaturu hind on langenud 8,8, võiks küsida, aga võiks ju natuke 1,8 sendi võrra ju hinda langetada. Toon siia taustapilti samal ajal, märgin, on bensiini aktsiis tõusnud 3,5 senti ja käibemaksu tõus on meil vahepeal olnud 2,7 senti. Ehk et 3,5 pluss 2,7, see on 6,2 senti on olnud maksude mõju. Ja mina siin räägin lõpphinnast, eks ole, et tegelikult see, et ma ütlen, et 7 senti on tanklas hind langenud ja maailmaturul 8,8, aga ärme unusta ära vahepeal tegelikult selle pildi järgi, et võttes arvesse, et 6,2 senti on maksud tõusnud, võiks tegelikult olla tankla hind isegi kõrgem, kui ta täna, eks ole, on. Ja kui ma võtan diislikütuse tankla hind langenud 12 senti, maailmaturul 5,2 senti, ehk tankla hind on rohkem langenud ja pane tähele, samal ajal on diisli aktsiis tõusnud maikuus 5,2 senti. Diisli aktsiis on tõusnud 3,6 senti ja käibemaksu mõju on olnud 2,5 senti veel sinna otsa. Et see teeb 6,1 senti on olnud maksude mõju, mille võrra peaks olema tegelikult ju hind, sest ma võtan aluseks ikkagi posti hinna, mis on maksudega ja see on langenud. Et tegelikult maksude mõju võrra peaks olema hind tegelikult täna isegi kõrgem. Et päris üks ühele ei saa nagu asju niimoodi võrrelda, et meil on ikkagi maksude mõju olnud, et pigem ütleks niimoodi,
olge täitsa rahulikud tarbijad, kui maailmaturu hind langeb, küll ühel hetkel langeb ka tankla hind, ju on mingisugune vana võlg ees, et on mingisugune mahajäämus olnud nädala jooksul, kus on hind tanklas olnud võlas, siis keegi ei küsi, et kuule, et miks te tanklas hinda ei tõsta. Et pikas vaates vaatan ma aastast perioodi, 2-aastast perioodi, siis tegelikult tankla hind ikkagi liigub, ei saa öelda samas rütmis, aga see muutuse vahe, seda ei saa nii-öelda päevapõhiselt üks-ühele võrrelda, aga päeva lõpuks ikkagi see tankla hind liigub ikkagi samas ulatuses, lihtsalt ju siis on põhjust ühel hetkel hinda tõsta, kui on hind maha jäänud. Ja kui hind on tanklas liiga palju üleval pool maailmaturu hinna liikumisest, küll ta siis tuleb alla, et ei maksa selle pärast muretseda. Aga kus ta on järgmise aasta alguses? Kuidas siin tundub, need maksud on nüüd juba ära tõusnud, selles mõttes vähemalt selleks pool aastaks vahest äkki ei keerata juurde enne valimisi veel mõnda ootamatut asja, et see on nüüd tehtud, et kas see minu tähelepanek jätkub, et me olemegi kuskil seal nagu, et ega see ei, selles mõttes sa ei jookse tankima, sest täna oli 1,525, sest ta tead, et järgmine nädal on ta umbes sama või nagu... Ma olen õppinud nende pikkade aastate jooksul, ma olen kütuseturul olnud aastast 2002. Ma olen üle 20 aasta. Ma olen nii palju õppinud, et kui sa täna midagi ütled, et hind on jaanuaris sealmaal. Siis see tuleb sulle tagasi jaanuaris. Siis tegelikult see võib minna hoopis vastupidi. Okay. Või isegi kui sa ennustad, et mis on hind nädala pärast, et kas maailmaturu hind on nädala pärast kõrgem, siis tegelikult piisab sellest, et üks oranžiks värvitud mees USA-st teeb säutsu ja ütleb, et nüüd on nii ja kütuse hind langeb, siis see, mis ma täna ütlen versus see, mida oranžmees täna õhtul ütleb, siis minu prognoos ei pruugi üldse paika pidada, aga ütleme rääkida natukene tõsisemalt, siis mis meid ees on ootamas. Praegult on maailmaturu hindadel on surve liikuda ülesse poole. Ma vaatan korraks, mis need täna teinud on maailmaturu hinnad, võtan endal nii-öelda bensiini maailmaturu hinna ette ja näen, et ta on siin 21. juuliga võrreldes on kuskil $40 tonnist tõusnud, selline 3-4 senti on tõusnud. Vaatame korraks, mis on teinud diislikütuse hind sellel samal perioodil, võtan viimase kuu. Ütleme, ta on praktiliselt kuu aja tagusel tasemel, vahepeal on käinud ära $70 tonnist kõrgemal, siis on jälle tulnud alla ja pendeldab. Aga kui mõelda, et mis on suured asjad, mis on nii-öelda tulemas, mis hetkel küll nüüd kütuse hindadele pinget pani ja sellist vundamenti ladus, on siis USA president Trumpi ähvardus. Kõigepealt ähvardati, et Venemaale pannakse sanktsioonid peale, antakse aega nii-öelda 50 päeva veel mõtlemisaega, et nii-öelda sõja lõpetamiseks. Ja siis vähendati ootamatult siin sellel nädalal. Ma siin mõtlesin nüüd ümber, et 50 päeva asemel annan, kõigepealt oli 10-12 päeva ja siis selle nädala teisipäeval siis korrigeeris, et täpne number on 10 päeva. Ja selle peale muidugi maailmaturu hinnad said kerget tõuget ja tuge, aga ja nii ongi, et kui võtame siis nii-öelda lihtsustades, et kui nüüd rakenduvad sanktsioonid Venemaale, Venemaa nafta eksport jääb nii-öelda turult kõrvale, see on ikkagi seal kuskil 4-5 miljonit barrelit ööpäevas, selline 5% maailma nafta varustatusest, kui jääb turult kõrvale, täna ikkagi need ostjad on India ja Hiina, kes Venemaa naftat ostavad ja kui ka kolmandatele riikidele, kes siis Venemaaga kaubandust teevad, Venemaa naftat ostavad, ka nendele rakenduvad sanktsioonid, siin on räägitud, et ähvardatud kõigepealt, et valmistati ju ette 500% tollimaksud, nüüd räägiti, et 100% tollimaksud, et kõigepealt ootame selle 10 päeva ära
ja see järgmise nädala lõpus peaks läbi saama ja kui päriselt sanktsioonid peale lähevad ja see nafta jääb turult kõrvale, siis selgelt sellel on surve kütusehindade tõusule. Teistpidi me peame arvestama, kui palju on nüüd OPEC vastukaaluks teinud oma käike ja tegelikult suurendanud naftatootmist juba siin kevadest saati ja nüüd ootame käesolevat nädalavahetust, mis on juba homme. On nädalavahetusel OPEC-ilt tulemas suuri otsuseid ja tahetakse naftatootmist suurendada, et kui alustati see tegelikult nafta tootmise suurendamine, võtame nii, paar aastat tagasi OPEC otsustas võtta turult ära 5,86 miljonit barrelit ööpäevas, 5,86 ja ma ütlesin, et siin Venemaa nafta eksport ja kütuse eksport kokku seal kuskil 5 miljonit barrelit ööpäevas ja kujutada nüüd ette, OPEC on teinud nii-öelda hindade toetuseks selle kärpe, see on ka vabatahtlikud kärbet, et võtta nii-öelda hoida turult kütust eemale, et toetada kõrgemaid hindu ja nüüd eelmisel aastal otsustati, et hakkame kevadest naftat turule tagasi tooma, et aitab küll sellest naftakärpest ja seda ongi OPEC nüüd teinud ja üha intensiivsemalt ja suurtemate sammudega, et kui algne plaan oli, et esemalt, et tuuakse tagasi selle 5,86 miljonist barrelist tuuakse turule tagasi 2,2 miljonit barrelit sellise aastase perspektiiviga järgmise aasta septembrini. Igakuiselt vaikselt natukene suurendatakse, siis nüüd on tegelikult see suurendamise aste olnud palju suurem kui esialgselt eelmise aasta lõpus kokku lepitud ja algas ta siis kevadest, siis nüüd on laual siin nädalavahetusel OPEC otsustab, et suurendatakse nafta siis tootmist ehk et vähendatakse kehtivat kärbet lausa seal 580 000 barreli võrra ehk et selline 0,5 miljonit barrelit alates septembrist ja sellega tegelikult tuuakse turule naftat ehk et kõik see asi nüüd et vastus sinu küsimusele, nagu sa aru saad, ei ole üldse lihtne. et kui nafta jääb turult eemale ja jääb rohkem turult eemale Venemaa naftat, kui OPEC turule toob, siis on selgelt võiks tekkida defitsiit, aga täna me oleme totaalselt teistsuguses olukorras. Meil on täna turul tegelikult nafta ja kütuse ülejääk. Meil on nafta tootmist ja pakkumist rohkem ka veel prognoositakse, et ka jätkub järgmine aasta, et pakkumist on rohkem, kui on nõudlust, mis tähendab seda, et tegelikult kütuse hinnad peaksid langema. Ja kõik need sõnumid, et anname nüüd 10 päeva aega, see jällegi toetab teistpidi, et tegelikult kütuse hinnad peaksid langema, sest naftat on liiga palju. Aga kõik need sõnumid on nüüd ikkagi seda vundamenti ladunud ja kindlust andnud kütuse hindadele, et tegelikult kütuse hindadel on nii-öelda ikkagi toetus olemas ja pigem võiksid hinnad kasvada, kui nüüd Venemaa nafta jääb eemale. Et pikk vastus, aga seis on ülimalt keeruline ja väga keeruline on öelda, mis teeb kütuse hind homme. Isegi, ma ei tea, oled sa aktsiaid ostnud, tegelikult tihti on see, et aktsiaid ostad, siis vaatad, et pagan küll ajastasid ikka valesti, et homme langes, eks ole. Ja täpselt samamoodi on selle kütuse hinnaga. Kui ma teaksin, mis on kütuse hind homme, pagan ma oleksin väga rikas mees. Kuule, mul tuli vahepeal lihtsalt üks, et me jälgime siin ise, eks ju, kogu aeg uute autode müüki ja me teame umbes Eestis, mitu protsenti meil on elektriautosid ja nafta hinnast rääkides muidugi, naftat kasutatakse ju mitte ainult kütuseks, vaid ma ei tea, sellest tehakse plasti ja jumal teab kõike toiduni välja. Aga millal või kas juba mõjutab kütuse hinduga see või seda nii-öelda lao ülejääki elektriautode mingil, selles mõttes ikkagi tulek. Me ei ütle, kas see on nüüd tohutu buum, aga nad on turul, kui Euroopas, eks ju, esimese poolaastaga 15,6% uutest autodest, mis, räägime siis sellisel juhul ikkagi sadadest tuhandetest, tänaseks juba miljonitest kokku, eks ju, elektriautodest. Millal hakkab see, et nagu nendel rafineerimistehastel on nagu, eelmine aasta osteti meilt nii palju seda bensu, aga nüüd on nii palju sellepärast, et mingid vennad sõidavad elektriautoga. Kas see juba mõjutab, hakkab see kunagi mõjutama?
hakkab mõjutama. Euroopa numbrid on väikesed, marginaalsed. Turgu dikteerib ikkagi väga palju suured tarbimisriigid. Võtame siin Hiina ja Hiinas on tohutud muutused toimunud. Ma ei tea, kui palju seal on elektriauto tootjaid, aga juunikuus oli uudis poole aasta numbrite kohta. Hiinas on, kui me muidu kuulsime Norrast uudiseid, et oi, et elektriautode osakaal on 40%, 50%, lõpuks seal 90%, siis elektriautode müügi osakaal, siis Hiinas on turg selles staadiumis, kus juunis esimest korda läksid elektri- ja pistikhübriidide müügi osakaal läks mööda bensiini, diisli müügi numbritest ehk et üle 52% on elektri- ja pistikute müügi osakaal ja see on väga suures mahus jätnud kõrvale siis Hiina kütuse tarbimise kasvu ehk et tarbimise Hiina nafta nõudluse kasv võiks sellel aastal olla oluliselt suurem, kui ei oleks Hiinas elektriautodele suurt üleminekut ja seda ongi prognoositud, et elektriautodele üleminek võtab turult maha nafta nõudluse kasvu ja seda tippu on prognoositud globaalselt sellel kümnendil ennem 30. aastat on tipp, see tipp on tegelikult seda prognoositi, ma mäletan 24-25, et on siin selle kümnendi keskel on nafta tarbimise tipp, tegelikult see tipp on natukene edasi kogu aeg liikunud ja IEA on ka värsketes analüüsides ka selle välja rehkendanud, ma jään selle vastuse võlgu, aga me räägime ikkagi, et kui nafta tarbimine on 103 miljonit barrelit ööpäevas ja kui sellel kümnendi lõpus võiks see elektriautode mõju olla seal, me räägime ikkagi miljonitest barrelitest, mis on elektriautod võtnud siis nafta tarbimist turult ära, siis sellel on kahtlemata mõju olemas. Et mind alati üllatab siin, Eestis on üks härrasmees, kes ta on kuidagi elektriautode vastane ja ta on toonud selliseid numbreid, et vaata, et Norras on väga palju mindud üle elektriautodele, kui uute müüdud autode osakaalust 90% on elektriautod ja et kui palju seal on elektriautosid, et ei ole nafta tarbimine, ei ole langenud. Aga võtame nii, kui kõik need autod, mis on elektriautod, oleksid tegelikult bensiini, diisliautod, siis nafta tarbimine oleks kõrgem. Et vaatame seda nii, et sellel kõigel on mõju, need kilomeetrid, mida elektriautod sõidavad, kui need ei oleks tehtud elektriga, siis see oleks tehtud bensiini ja diisliga ja see tarbimine mitte täna ei oleks globaalselt 103 miljonit barrelit ööpäevas. Ma jään vastuse võlgu, aga võib-olla see number oleks 106-107 miljonit barrelit ööpäevas. Selles mõttes elektriautodel on väga selge mõju olemas. Ja globaalselt veel vaadates, Hiinas on väga palju mindud üle ka elektriraudteele, mis on ka vähendanud nõudlust nafta järgi ja Hiina on üks suur turg, mida vaadatakse, milline nõudlus seal on. Nõudlus on jäänud seisma just elektrifitseerimisest ja elektriautodele üleminekust tulenevalt. Okei. Mul muidugi üks ettepanek on, et kui sa teed tohutut statistikat, sa praegu ka ütlesid, et ma ei eeldagi, et sa hakkad nüüd ära hakka välja otsima. Lihtsalt see, et õudselt kiputakse viimasel ajal kokku panema elektri- ja pistikhübriidide. Ma tean siin mingid Hiina autode lobistid ongi võtnud kasutusele uue NEV ehk New Energy Vehicles, mis on järjekordne ilus sõna, aga see plug-in hybrid on ikkagi, me teame, et see oleneb selle ökoloogilisus ja ökonoomsus oleneb, sest kui palju sa laed ja sageli on need ostetud lihtsalt ettevõtetele selleks, et saada mingid maksusoodustusi ja pärast selgub, et pagasiruumis olevat kaablit pole kunagi kilestki välja võetud. Et minust oleks selgelt ikkagi teha erisus battery electric vehicle
plug-in hybrid, mitte kuidagi, et need kaks justkui oleks üks ja sama, need ei ole. Ja see, mis sa ütlesid, 15,6 Euroopas, siin me räägime ikkagi see on PEV-id, see on täiselektrikad. Akutoitel elektriautot, Eestis muide 6 kuu, see 15,6 on siis 6 kuu kokkuvõttes Euroopas. Eestis on 6 kuu kokkuvõttes number 9,3. Aasta alguses oli 15, aga arusaadavalt ka, sest bensiini diisliautode müük ju kukkus totaalselt kokku. Et selles kas meil ei ole kokku, huvitav, nüüd me lähemegi selle auto müügi juurde ja miks mina tean numbrit 6, midagi? Selle aasta uute autode müügist 6, midagi protsenti olid täiselektrikad. Järsku sa vaatad numbrit, mis on müüdud uued. Mina vaatan esmaregistreeritud. Okei, sina vaatad koos kasutatutega. Koos kasutatud. Okei, siit tuleb see erisus, jah. Ja vaata, ja nii nagu ma enne ütlesingi, et aga võtamegi selle läbi, et mis on toimunud siis elektriautode esmaregistreerimistega, et ma vaatan, mul on nii numbrid, mis on uued ja sisse toodud esmaregistreerimised, kui ka vaatan täitsa puhtalt Eestis müüdud uute autode esmaregistreerimisi ja siis on eraldi, ma vaatan ka, mis on siis sisse toodud ehk et kasutatud esmaregistreerimised ja siin on tohutult suur muutus toimunud, et kasutatud autode osas, elektriautode osas on number sellel aastal, võtan jaanuaris oli kasutatud elektriautode esmaregistreerimised 70%, juunis on 66%, vahepeal siin märtsikuus oli ka 129%, aga vaatame, mis on siis teinud puhtalt uued ja uute autode müük Eestis elektrilised. Kõikidel kuudel totaalselt miinuses. Alustasime aastat miinus 41%-ga, vahepeal jõudis siin aprillis miinus 12%-ni ja mais oli totaalne tagasiminek uute elektriautode müügiga Eestis miinus 52%, nüüd juunikuuga 24%. Ma vaatan, kas ma leian, mis mul see 6 kuu kokkuvõttes elekter on ikkagi 4%-ga kasvus, ja see siis on kõik esmaregistreerimised, nii müüdud uued kui ka sisse toodud, see on kasvus 4%, kokku registreeriti 6 kuuga 1159 elektriautot ja eelmisel aastal 6 kuuga oli see ka 1100, aga 1112 ehk et 1112 versus nüüd sellel aastal 6 kuuga 1159 annab 4% kasvu, aga mis on muljet avaldav, kasutatud, sisse toodud elektriautode esmaregistreerimine. Ma vaatan, kas ma näen seda keskmist numbrit, kui ma siin rääkisin, et märtsis oli see isegi pluss 129%, nii kohe kiirelt ei leia. Jah, näen tegelikult 66%, kujutad ette, 66% 6 kuuga kasvu. Ja eelmisel aastal oli 6 kuuga siis see kasv just kasutatud autode osas, kasutatud elektriautode esmaregistreerimise pluss 13%. See on tohutult kasvanud. Aga kui vaadata, siis mis on teinud kõikide autode müüginumbrid sellel aastal, see on siis kõik nii bensiin, diisel kui ka elekter, ehk et kõikide autode registreerimine. Et kui jaanuaris või ütleme siis nii, et kõige rohkem on pihta saanud siin sisse toodud kasutatud autode esmaregistreerimised, mis oli jaanuaris oli langust 65%, juunis oli number miinus 45%, võrdluseks uute autode müügi langus oli jaanuaris 66%, see siin on taastunud, et kui elektriautodel, nagu ma ütlesin, uute elektriautode regamine on kõvasti pihta saanud ja asendunud on ta sisse toodud kasutatud elektriautode regamisega ja uute autode osas siis kõik autod, siin on taastumine olnud ja see number on miinus 15% juunis ja jaanuaris oli miinus 66% ehk et uute autode regamise numbrid on taastunud, aga ikkagi me oleme väga tugevas miinuses. Aga kuidas, mis need margid on? Mina näen siin uute omasid,
et uutel ikka, kusjuures pole niimoodi vaadanud, see aasta uute elektriautode vist kõige müüdum mudel või tähendab mark Toyota. Ja kas ta ilmselt kas müünud Fleeti, kas need on Miraid seal sees? Miraid on seal sees, okei, ja need 31 Miraid, mida ma eile kusjuures nägin seal kuskil Kadaka tee aias seismas. Ma pean endal ka statistikas väikese muudatuse tegema, vesinik läheb elektri alla. Ja see on loogiline. Ja kuigi ta on ju, eks ole, vesinik kütus, aga jaanuarikuus regati üle 30 Mirai ja see istub tegelikult elektrisõidukite statistikas ja see teebki selle aasta enim müüdud siis elektriautoks koos nende vesinikega Toyota. Teisel kohal on, ütleksin nii, et teist, kolmandat ja neljandat kohta jagavad Tesla, Kia ja Škoda. Ja siis tuleb kõigil on 41 autot. 41, jah. Aga mis on tähelepanu väärne, ma vaatasin ekstra, mis on juhtunud Tesla müükidega. Tesla, mis on ju ka, eks ole, kasutatud, ikkagi sisse toodud, eks ole, elektriauto, selle müük on kõige rohkem pihta saanud, et kui eelmisel aastal registreeriti igakuiselt 14 uut elektri Teslat, siis sellel aastal keskmine number on 7, langus 50%. Uute puhul on 53,4 on esimene pool aasta. Ma ei tea, palju sul on see kasutatud andmed ka või? Ma siin vaatan kõik kokku hetkel, et kui muidu eelmisel aastal Tesla tegi pika puuga ära teisele kohale tulnud Škodale, siin oli siis Teslasid registreeriti aastas 164, Škodasid 123, no ütleme kolmanda koha ka ära, kolmas koht Hyundaile 116, siis sellel aastal, ütleme, kui me võtame nüüd muidugi selle Toyota 31 Miraid maha, siis on esikolmik Tesla, Kia ja Škoda. Et selline seis. Ja vist oligi siis BYD 38 autoga, et kui me siin sellest Hiina elektrikatest varsti rääkima hakkame. Aga ütleme, märgime ära, et selle, et kui tavapäraselt on ikkagi Eestis aastas, ma mäletan numbrit koos sisse toodud autodega ja uute müüdud autodega, see number on olnud seal kuskil ikkagi 50 000 autot kõik kokku aastas. Ehk poole aastaga 25 000. Siis mis on nüüd poole aastaga juhtunud, müüdi või registreeriti ainult 12 400 autot. 12 400. Eelmine aasta 6 kuuga oli see 23 500. Ja siin on langus 47%. Ma tegin muuseas, ma ka vahepeal teen tabeleid, mitte nii hoolsasti ja statistikat kui sina, aga ma võtsin ühesõnaga aasta viimased 4 kuud kuni aastani 2018 müügi. Nii uued autod kui ka esmaregistreeritud kasutatud autod. Ja võtsin, et kui palju aasta viimase 4 kuuga keskmiselt autosid müüdi ja siis vaatasin eelmise aasta lõppu, kus oli ju see jõhker tõus. Ja see jõhker tõus hakkas septembris, sellepärast ma võtsin 4 kuud. Ja niimoodi võttes, puhtalt statistiliselt, müüdi eelmine see aasta lõpus 5100 uut autot rohkem kui keskmine. Kui jagad selle pool aasta peale ära, see on see siis 2500, eks ju, ja uusi autosid oli keskmisest vist äkki 2000 nagu 2000 võrra rohkem. Nii et see tähendab see kasutatud autode. Nii et see on tõesti, et sealt ma saingi järelda, et see kasutatud autode asi on tõesti pihta saanud, sest et see ei ole taastunud, aga kui uute autode müügi see 5000 tõsta nagu sellesse aastasse, siis hetkel, kuigi Amtali tabel ütleb, et et võrreldes eelmise aastaga on 39,5% jätkuvalt maas, tegelikult on see 20%. Kui sa tõstad see, ütleme sellest 5000 pooled esimesse poole aastasse. No kõik, mis müüdi ju eelmise aasta lõpus, oleks muidu müüdud selle aasta alguses. Et kui me nüüd võtamegi, ma vaatan, mul on siin 2020 kuni 2024 keskmine detsembri müük. Et see ongi siis pikk periood, eks ole, et 20 kuni 24 keskmine oli detsembris kõik autod siis esmaregistreerimised nii sisse toodud kui ka siis uutena müüdud.
4587 ja nüüd siis eelmise aasta detsembris oli see 8031. Ja kui me võtame, see tõus oli juba kuu varem ka, et näiteks novembris müüdi eelmisel aastal või registreeriti 6600, aga samas keskmine novembris 2020 kuni 2024 oli 4891, et me võtame 4900 jämedalt, 4900 versus 6680. Et siin on ka arvestatav mõju, et selle kõik tõsta sellesse aastasse, siis võib-olla pilt ei olegi nii katastroofiline, lihtsalt müügid tehti ette ära ja loomulikult tänase esimese poolaasta müüke vaadates võrreldes eelmise aasta esimese poolaastaga ongi ju tugev pihta saamine. Kuule, räägime natuke autodest ka. Ma tahaks sina oled neid Xpenge siis proovinud, Xpeng G6 ja G9. Mina sinna esitlusele ei jõudnud ja pärast ma pole ka nendega sõitma läinud. Kõik, mis ma pressiteatest välja loen, mul on selle Xpengiga natukene siin selles mõttes kana kitkuda, võib-olla üldse tänapäeva või hästi palju Hiina autode probleem või siis nende turunduse probleem, mis kindlalt, eks ju, pannakse paika Hiinas. Ma arvan, et Eesti nii-öelda tegijatel ei olegi midagi sellega teha, nad peavad selle edastama. Xpengi pressiteates saan ma kätte põhimõtteliselt ainult ühe kasuliku informatsiooni, mis puudutab laadimiskiirust. Ja see on tõesti võimas. 800 volti arhitektuur, aku mingi, ma ei hakka seda keemiat siin ette lugema, aga sisuliselt oleks võimalik G9 laadida 525 kilovatti võimsusega. Kas maailmas on kuskil? Mingi veoka laadjad ilmselt on, mis mulle nagu 525. Kui sa arvad reaalselt, Eestis ei ole ühtegi sellist laadjat ju? Ei ole. Mis on Eestis kõige võimsam? Kõige võimsam on 400 kilovatti ja eks neid võimsamaid laadijaid on ka olemas, on tehtud küll, aga ma arvan, et ma julgen öelda, et Euroopast ei leia sõiduautolaadijat, mis oleks võimsam kui 400 kilovatti. Just, et kas sa kujutad ette, või ma ei tea, kas sa läksid proovi mõttes selle autoga sinna 400 kilovatise juurde, lihtsalt et 525 on maksimum, olgu, maksimum ei saa peaaegu kunagi ühegi auto kätte. Aga kas ma selle 400 saan kätte? Tuleb ära märkida need autod, mida esitleti. See oli siis siin juuli alguse poole, vahetult siin ennem Estonia rallite ja nii-öelda VRC-d ja siis olid kohal vanema põlvkonna B6 ja Xpeng siis B9. Okay. Et augustist okay. ja nendel, ma nüüd ütlen peast, kas võis olla B6-l laadimise võimsus seal kuskil 280 ja järsku oli B9-l sellel vanemal generatsioonil järsku oli 300 millegiga, okay. Aga tõsi, uuel sellel, mis ta nüüd on, ma kogu aeg sassi, G9 ja G6, eks ole. 525 kilovatti. 525 kilovatti. Ja väiksemal 451 kilovatti. See on ikka täiesti pöörane ja müstiline. Ja mis on aga ma küsin, et mis sa arvad? Ma tean, sa ei saa testi, kas see on reaalne või see on mingi asi, mida sa ütled, et minu auto... Ütlen niimoodi, see hästi palju sõltub. Sul võib olla, oletame, et sul on, räägime selle nüansi ära. Sul võib olla Eestis 400 kilovatine laadija või ka Euroopas on 400 kilovatiseid laadijaid. Küsimus on see, kas sellel laadimiskaablil, mis on laadija küljes, on ka vedelik jahutus. Sest kui vedelik jahutust ei ole, siis need laadimiskaablid kannatavad seal hetkeliselt ilma vedelik jahutuseta kuskil seal 500 amprite. Ja nii kui ja tal on seal andurid sees, et kui see temperatuur tõuseb, siis laadija juba automaatselt ise vähendab seda laadimise võimsust, sest muidu ta küpsetab selle laadimise kaabli ära. Ja selleks, et päriselt 400 kilovatti püsivalt pidevalt tuleks, selleks peaks olema laadijal ka vedelik jahutus, mis jahutab seda kaablit. Ja tagab selle, et sa püsivalt kogu aeg saad. Muidu on see, et võtame ilma vedelik jahutuseta kaabel, sina lähed laed 400 kilovatiga, temperatuur tõuseb,
ja laadija juba ise koormab selle laadija võimsust maha. Ja nüüd, kui mina tulen sinu järel sinna laadijasse, siis mina sealt enam seda maksimum pauku kätte ei saa, sest laadimiskaabel on kuum. Okay. Ja laadija piirab laadimise võimsust, aga kui oleks mitte vesinik, vaid vedelik jahutusega kaabel, siis ta konstantselt suudab seda temperatuuri kaablil hoida ja tagab ka konstantselt selle maksimum laadimise võimsuse. Et noh, ma ütlen, et tore on, et on 525 kilovati laadimise võimsus, aga Euroopas jääb sellega selgelt hätta. Ma isegi ei kujuta ette, millal sellised laadijad võiksid tekkida, sest võtame ainuüksi 400 kilovatti laadija. Nõuab 600 amprit. 600 amprit maksab 207 000 eurot Eestis ampri tasu järgi. Paned sinna teise laadija maksumuse, nii-öelda siis laadija maksumu otsa, eks ole, 100 000, see on juba 307 000 eurot pluss, eks ole, ehitus ja kõik see kaevamine ja paigaldus mingi 30-40 000, et noh, see on selline 350-360 000 lõbu, et selline laadija paika panna 400 kilovatine. Rääkimata sellest, ma ei taha mõelda, palju see 525 kilovatti laadija siis nõuab neid ampreid, võrguampreid. Nii et ühesõnaga, see on selline tore turundusnumber, et me võime sinna panna ükskõik mida, sellepärast et lähiaastatel ei saa ükski klient testida, kas mu auto ikka annab. Noh, nagu me käime praegult elektriautos testima, lubatud on 150, eks ju, miks mul kogu aeg 90 kilovati peal istub see, noh, piu-piu, aga nüüd on see, et noh, mul on 525, aga ma lajan ikkagi 150 kilovatiga. Nii on. Ja aga ma ootan põnevusega, noh, kui me siin Hiina autodest räägime, Xpeng, eks ole, on meil siin ees, see 525 kilovatti, märkimisväärne on ju BYD uus mudel Han, mis suudab laadida 1000 kilovatiga, aga mis moodi? Et kui siin Xpengil on üks nii-öelda laadimise port külje peal, kus siis lubatakse 525, siis BYD Han tuleb 2 laadimise pordiga, mis on mõlemal pool 500 kilovatine võimekus. Sa kasutad siis 2 laadijat, eks ole, pargid 2 laadija vahele, ühe vooliku võtad ühelt laadijalt ja teise vooliku võtad teiselt laadijalt ja saadki laadida 1000 kilovatiga. See on selline, noh, see ongi lihtsalt see pikkuse mõõtmise ralli, noh, nagu ma ei tea, nagu hobujõududega, et me räägime tavas, noh, nii-öelda igapäevasõidukitest, mingi selline linnamaastur, et noh, meil on 700 hobujõudu, meil on 900 hobujõudu, noh, me panime 1100, et tegelikult ei ole mingit vahet, palju sul seal seda enam on, see on lihtsalt, sa ei saa seda kontrollida kunagi, sa ei saa seda tippkiirust kontrollida, sa lihtsalt, noh, sulle öeldakse hästi ilus suur number ja natuke on see Hiina autode see laadimiskiirusega ka juba siuke, et noh, nad lihtsalt ütlevad meile mingit suvalisi numbreid ja saavad sellega uudistesse. Ma siin natuke selle Xpengiga jätkan. Siis sa saad kohe rääkida, mis seal tegelikult on, sest et Xpengi pressiteatest siis lisaks sellele laadimisvõimsustele loen ma välja hästi palju Xpengi erinevate värvitoonide kohta. Ma loen välja seda, et sellel autol on täiendatud autonoomne sõiduriistvarapakett, puutetundlik microfiber rool, täiustatud sõidukiip ja Lofik platvorm keskkonna täpsemaks, pikaajalisemaks tajumiseks. Siis on tal, muuseas, see on boldis, see on tumedas tekstis 1942 mm laiune Starlight Wing LED valgusriba. Siis tuleb edasi värvitoonide kohta. Siis Black Edition on kohe võimalik tellida. Massaažifunktsiooniga istmed ja põhimõtteliselt see on kõik. Hästi palju muidugi sinna vahele, kui ülimuslik see on. Kui palju see auto kaalub, kui palju see ruumi on, kui palju on pagasiruumi, kui palju see auto maksab, palju tal kilovatte on, mis ta energiatarve on, palju haagist võib vedada. Noh, mitte midagi. Seda autot reklaamitakse mulle nagu mingit, ma ei tea, mingit disainlampi või midagi nagu, millel ei ole autoga enam mitte mingit seost. Noh, see LED-riba ees on 1942 millimeetrit. See on nüüd see, mis ma sain teada Xpengi kohta. Mida sina said sõites teada? Said sa hindu teada? Ma sõitsin mõlemaga. Ma sõitsin nii selle G6 kui G9-ga, ütleme siis ära, et G6 on siis selline lahjem Xpeng,
lahjema varustusega, ta ei ole nii luksuslik ja selle hind on siis G6-l 52 990 eurot ja võtame siis selle ja sa räägid nüüd siis G6-st, mitte sellest P6-st vanemast. Et ikka uuest. Oota, mul need numbrid ja tähed lähevad nüüd sassi, et meil olid siin kohal olid ikkagi G6, mis on see lahjem ja siis see luksuslik oli G9. Ei, ma saan aru, aga sa ütlesid, need olid need veel vanemad mudelid. Ja, need olid vanemad ja tulevad, eks ole, nüüd augustis tulevad siis nii-öelda need uued upgrade'itud ja veel ägedamad, et sellel näiteks sellel G9-l on sees isegi niimoodi, et nupuvajutuses sa saad tagumisistmerea lasta alla ja sealt tuleb sul voodi välja, voodi madrats ise automaatselt täitub. Et see on sellise Hiina ummikutes istumiseks vist. Aga ülim luksus selles mõttes, et noh, võtame siis niimoodi, et lihtsustades mõni, kes seal koha peal oli, ütles, et palju asju on üle võetud Teslalt ja ma olen teinekord Tesla suhtes kriitiline olnud ja noh, mind tohutult häirib see, et kui sul on ühe rooli nupu all erinevad funktsioonid, ma ei tea, kui palju sa saad sealt rooli nupust, küll saad regullida peegleid, küll saad rooli sügavust ja kõrgust regullida, siis sa saad sealt samast nupust regulida autopiloodi kiirust distantsi eessõitjaga, siis sa saad samast nupust regulida temperatuuri ja ventika puhumise kiirust ja nii oligi sellel X-Pengil ka. Sõidad, paned autopiloodi peale ja sa tead, et sa sellest nupust ennem regullisid temperatuuri, sest kõik muud nupud on ära koristatud, seal on kõik on elektrooniline, mine menüüde rägastikku, otsi sealt üles, kus sul on mingisugused vajalikud funktsioonid ja siis, kui sa selle funktsiooni saad ette, siis sa saad sellest rullikust või roolil olevast nupust seda parajalt regullida siis peegleid näiteks oligi, mul läksin sõitma, peeglid olid paigast ära. Ma panin küll, tegelikult ma panin seistes, panin peeglid paika, natukene tahtsin tee peal veel timmida. Ja siis ma pidin minema menüüsse, otsima ülesse, kus kohast ma leian nii-öelda selle peegli regullimise koha, leidsin ülesse, aga kõik see aeg sinna, see oli ajakulu, tähelepanu hajub, sul läheb sinna ekraani peale ja siis sa leiad üles ja siis hakkad mõtisklema, et rullikus saad midagi keerata, siis nuppudest vasakule paremale saad regullida ja siis ma tahtsin regullida rooli. Jälle otsi koht üles, kus kohas sa saad rooli regullida. Aga kõige nagu lihtsam näide sellest, kuidas ühe nupu all on ühed samad funktsioonid ja mis mind päriselt häiris, oli see, et ma tahtsin regullida temperatuuri, aga ma olin juba pannud autopiloodi sisse, X-Peng nimetab autopilooti X-piloodiks ja sellest vasakpoolsest rullikust sa saad siis regullida siis nii-öelda kiirust, eks ole, et mida ta hoiab ta sul 100 või hoiab 105 ja siis nooltest rulliku kõrval ühele poole vasakule ja teisele poole paremale saad regullida distantsi eessõitva sõiduautoga. Ja kui sul on nüüd see X-piloot peal, sõidad ja eelnevalt sa said samast rullikust ja noolest, tahad regullida nüüd seda temperatuuri, siis sa pead piduripedaali vajutama, katkestada ära selle autopiloodi ja siis sul on selle sama rulliku all, siis nii-öelda saadki seda venti ja temperatuuri regullida. Ja siis paned jälle selle autopiloodi tagasi, et regullida sealt kiirust, et mulle, ütlen ausalt, see on see, mis mind kõige rohkem, vabandust kõikide Tesla fännide ees ja Tesla omanike ees, mind tohutult häirib see, et on nupp ära võetud. Ma sõidan, ma keskendun teel olevale olukorrale, ma panen kinni silmi, regulin Alan, peegleid. Tesla sõidab sinu eest, tal on ammu autopiloot peal, ta sõidab, miks sa teed seda ise? Lase Teslal sõita. 10 aastat juba oskab Tesla ise sõita. No jah, aga kuidas sa siis regullid seda, tahad peegleid regullida või tahate... Miks sa vaatad sealt peeglist? Ta ju auto ise vaatab. Et siuksed asjad, aga ütleme, et ülim mugavus, võtame selle G9, tal on väga mugavalt toodud juhi ekraanile, no see on jällegi eelis jällegi Tesla ees, et tal on, väga palju eelisid on Tesla ees, et tal on vähemalt juhi ekraan. Mind tohutult häirib, et sa pead vaatama kusagile paremale kõrvale ekraani peale, sul on juhi ekraan.
sa näed sealt kõiki asju, sul kuvab sinna ka pime nurga siis videopilti. Paned paremale või vasakule suunatule, väga selge nagu Kiial Hyundai'l. Kiial Hyundai'l on ka, aga see kaamera pilt ta ei ole nii terav, ta on natukene udune, aga võib-olla ei peagi olema, korraks paned, näed ära, eks ole, sellest ju piisab. Aga väga luksuslikult pehme, vaikne, täis panoraam katus, sellel G9 oli 3 ekraani, veidi meenutas, mõni kirjutas ka, kui ma Facebooki kirjutasin, et sisu on justkui võetud Mersust, ongi kõik see meeleolu, valgustus, väga luksuslik, kõik need detailid, massaažiistmed, tagaistujatel ka massaažiistmed, sa saad ise, istmel on nii-öelda nupud, sa saad selja tuge lasta alla mugavasse puhkeasendisse, et ei istu mitte täisnurgaga seal püsti ebamugavalt, vaid lased mõnusalt alla, kruisid pikalt tagaistmel. Võib-olla üks asi oli puudus, et istud tagaistmel, ütled, hei Xpeng, let's drive to Paris, eks ole, ja ise sõidab. See omadus on veel puudu, aga tõesti, kõik, ma kiidan ka selle eest, et puudub start-stop nupp. Ma lõpmatuseni... Ärme sinna lähe. Me rääksime peaaegu terve saate sellest sinuga. Aga oli ka, ütleme, võtan selle sõidu ulatuse siis prognoosimise. Sa saad ise valida, kas ta on dünaamiline, nii nagu Lincoln Call, ka Hiina, eks ole, auto, aga Volvo platvormil sa saad valida, ongi dünaamiline range'i arvutus või VLTP põhine. Ja sõitsin siis selle G6 ja G9-ga, paned auto enda navist, paned, et sõida punkti, ma ei tea, B, eks ole, Tartusse või ma ei tea, kuhu iganes, ja auto enda navit kasutades. Sa eeldad, et kui sa kasutad auto navit, siis auto ju peab teadma, millised on teeolud, millised on kiirused ja vastavalt sellele prognoosima täpselt. Et kui päriselt Tesla teeb oma rehnungi väga täpselt ja muljet avaldavalt täpselt teeb seda Hiina auto, see Lincoln Go, siis Xpengi puhul ma täheldasin, et eksimus võis olla isegi 100%. Pane tähele, 100%. Ja sa kasutad dünaamilist ja paned auto navist, ta võiks ju eeldada, et ütleme, juht kasutaja võiks ju eeldada, et ta siis arvestab kõike nii-öelda briljantselt ja hästi. Heidan veel ette seda, et ma ütlen, et väga super auto, luksuslik see G9, aga oli asju, mina eeldan, et kui ma näiteks päikese sirmi keeran külje peale, et ma saan vajadusel seda pikendada nii-öelda sul ikka see. Kuule, enamikel ei saa. Sa räägid mingitest autodest, kus sa oled seda korra kohanud. See on, ei, ma tean, ma olen suga nõus, see on väga... Nurgast ikka päike sirab. Ma olen nõus, et see on hea lahendus, aga minust enamikel autodel seda pole. Ma ei tea, mul on siis kuidagi õnneks läinud, aga võtame siis one pedal drive'i, et Xpengil on seal 4 astet. Sa saad kõigepealt üldse regeneratsioon, energia tagasi regenereerimine, sa saad valida astet madal, keskmine ja kõrge. Ja siis on 4, sa saad valida nii-öelda selle i-pedaali, mida Xpeng nimetab X-pedaaliks. Ja mind tohutult häirib see, kui lubatakse, et sul on i-pedaal, aga see i-pedaal ei tööta lõpuni 100% i-pedaalina. Sa pead ikkagi vajutama pidurit, sest ta jääb veerema. Aga kui sul on juba low, keskmine ja high ja sa teed sinna kõrvale ka X-pedaali, nii-öelda i-pedaali või one pedal drive, aga ta jääb sul lõpus veerema, valgusvoori taga, auto, sõidad, eks ole, isegi kui autot ei ole ees. Yeah. Sõidadki selle X-pedaaliga, mõnusalt lased vaikselt seda gaasipedaali lahti, eeldad, et jääb seisma. Pagan, sa pead ikka vajutama seda piduripedaali. Aga muus osas, mõtlen, kõik on fantastiline, et lihtsalt need ühe nupu all erinevad režiimid, see mind tohutult häirib, aga muidu väga fantastiline, seal on kõik asjad olemas. Et külmkapp isegi käe toe all, eks ole, et soft close uksed, mõtleme, et seal autot on rohkem kui küll ja küll ja küll. Kas sa seal sees, sa oled sõitnud näiteks BMW iX-iga, et kas see pildilt vaatad, et kõik on nagu siuke luks, et kas ta nagu
jätab seest ka sellise mulje, et noh, et ma ei tea, see metallne pind, on ta siis metallne või kui sa katsud seda, siis ta on plastik või et see nahksisu, on nahksisu, aga istud sisse ja siis vaatad, siukene nagu, selles mõttes, mis tunne sul seal, on sul sees seal nagu võrdne tunne selliste high-end ütleme luksus. Nii, see G9 väga selgelt oli väga luksuslik. Või siis G6 oli tagasihoidlikum, seal oli rohkem sellist G6 on ka mingi 50 000 auto. Aga ta on, eks ole, ta on pigem Volkswagen ID 52, eks ole, 52 000, 52 900. Aga see, mis oli see kallim mudel G9, seal tõsiselt, kõik oli luksuslik, kõik see detailideni viimistlus, istmed, kõik asjad oli viimase peale nii-öelda timmitud, sa ikkagi istud nagu päris, võtame luksusautot, võtame Mercedes S-klass või võtad sa BMW i7, mis on ikkagi päriselt nii-öelda kõigem ja luksuslikum siis, ja premium, siis selles mõttes Xpeng G9 vastab sellele ootusele, sa vaatad sinna sisse, seda kõike on palju, seda kõike on küllaga, sa vaatad, seal on ilu, kõik on nagu perfektne. Võib-olla ühe detaili ütlen, et mis mind nagu häiris veel ja see on tegelikult oluline, et kui sa kasutad seda autopilooti nimetatakse seal X-piloodiks, nii nagu One Pedal Drive on seal X-pilot, nii on ka siis autopiloot on seal siis X-pilot ja ta tahab liiga palju kõike ise teha. Et minust on natukene nagu väike aste puudu, et lubame autol kõike teha siis, kui on autod ise juhitavad. Et sa istud rooli peal või istud rooli taga, aga sa ise rooli ei näpi, eks ole. Et lubame tal siis kõike teha. Aga kui sul on käed peavad olema rooli peal, näiteks sellel G9-l, kui sa suuna tuleb, paned sisse, ta vahetab ise rada. Aga mingil hetkel ma tajusin, et ta oli natukene uimane. Juba tahad nagu juba minna, sa näed, et taga autot midagi ei ole, et hakkad minema ja siis ta punnib sulle vastu ja siis ta lõpetab selle reavahetuse ära, sest sa hakkasid vastu punnima, tal ise hakkasid keerama. Aga kui sa nii-öelda rahulikult lased tal sõita, paned suunatule sisse, siis ta teeb selle manöövri ise ära, reastub ümber, vastavalt kas siis teise või esimesse ritta. Aga minu jaoks nagu oli neid momente, kus juba tahaks nagu minna ja keerad ja siis ta jõuga pressib vastu ja sa isegi kõrvalistuja tajus seda, et nüüd ta tegi jõnksu tagasi, nii-öelda puikles sulle vastu, et ei, sa veel ei saa minna, kuigi võiks nagu rida vahetada ja kõrvalistuja ka tajub seda, et mingisugune jõnksatus käis. Ja sellist asja oli ka, sõidad otse, X-pilot peal, ridade vahel hoidja, eks ole, funktsioneerib ja siis ta tegi mingisuguseid selliseid jõnksatusi, kord paremale, kord vasakule ja see nagu natukene häiris, et tahaks nagu, et usaldaks autot, sest ta on intelligentne aga siis teeb nagu sellise kerge nagu ebaloogilise liigutuse ja siis tekib selline kartus, et mis nüüd nagu juhtus ja kõrvalistuja ka küsis, et kuule, kuidagi imelik oli. Et ütleks nii, et anna rohkem juhile kontrolli tagasi, lase tal rida vahetada ära puikle vastu, kui sa oled suunatule sisse pannud, et kui juht ise tahab keerata, siis lase tal seda ise teha, aga mitte ära puksi vastu, et sina nii-öelda autona tahad seda juhi eest teha. Ja siis üks asi, mis oli veel, mulle meeldib, kui sa sõidad autopiloodiga, kiirushoidja on sisse nii-öelda, juba sa näed ka ekraani peal numbrit, et viimane number oli sul 110 ja su eeldus on see, et kui sa vajutad siis uuesti taastad selle kiirushoidja, siis ta võtab selle 110 kilomeetri tunnise kiiruse uuesti ülesse. Aga tegelikult, mis ma tähele panin, kord võttis ja siis järgmisel momendil jälle ei võtnud, oli kiirus näiteks 100, et pidurdasin ja et võta nüüd uuesti see 110, ma näen 110 mälus, panen nii-öelda X-piloodi uuesti sisse, aga ta ei võta 110, võttis 100 kilomeetrit tunnis ja võt sellest ma ei saanud aru, kord töötas, kord ei töötanud ja kui sa siis selle
kui sa siis selle püsikiiruse hoidja uuesti sisse paned, siis sa eeldad, et kui ennem oli sul see X-piloot ka sees, et taasta ka see funktsionaalsus. Minul näiteks Hyundai Ioniq 6 on nii, et pidurit vajutan, nii kui ma taastan set-nupust püsikiiruse hoidja, ta võtab selle eelmise kiiruse ja taastab ka ridade vahel hoidmise. Aga X-Bankiga ma tajusin seda, et mingil momendil ta siis ei taastanud seda kiirust ja lisaks ta ei taastanud ka ridade vahel hoidmist X-piloodina. Seda sa pidid siis täiendavalt teisest nupust nii-öelda siis sisse uuesti lülitama. Ehk et üldiselt väga ägedad autod, eriti see G9, ootan põnevusega, millal tulevad nüüd need upgrade'id, uued versioonid, tahaks kindlasti minna testima laadimise võimsust. Aga ütle nii, et liiga palju intelligentsust olukorras, kus lubatud ei ole ikkagi täis auto isejuhtimine, siis natukene auto võiks ka aru saada, tunnetada, et kui sina ikkagi keerad, siis ta võiks sul seda lasta lubada, mitte punnida vastu. No ma ei tea, siin on öeldud, et tegemist on Hiina juhtiva AI mobiilsusettevõttega ja sihiks on juhtida ülemaailmset AI mobiilsust ja intelligentset elektrisõidukite revolutsiooni, aga tundub, et veel neil natukene läheb siis aega sellega. Ma lihtsalt mõtlesin praegult kohe saab meil saateaeg läbi, aga mul lihtsalt, sa mul rääkisid enne saadet, kui me rääkisime siin laadjatest ja siis ütlesid, et sa panid endale juba 2 laadjat ja siis mõtlesin, kas sa panid sellepärast, et hakkad seda BYD-d ostma või? Et sul on plaanis see 1000 kilovatine BYD omale tuua ja sul on vaja 2 laadjat. Mõlemalt poolt laadida. Või on sul selline, hakkab tekkima see kobiauto inimese garaaž, et sul on juba, ma ei tea, 5 elektriautot ja siis on kõigi jaoks on vaja oma... Miks paneb inimene koju 2 laadjat? Mul on täna nii, et üks auto on pistikhübriid Chrysler Pacifica ja seda ma laadisin siiamaani 220 pistikust, kui samal ajal täiselekter oli laadijast siis laadimas. Ja mis ma siis tegin? Ma tegelikult upgrade'isin endal, võtsin siis terminali pakutud uued laadijad, mis on Norra tootja, Norra kvaliteet EAC ja vahetasin siis vana laadija välja ja paigaldasin samal ajal teise laadija ja just sellepärast, et laen 2 autot ja mõni küsis ka, kuulutaga, kas sa siis nagu erinevatel aegadel ei saa, aga ütleme nii, et kütusinnad, elektrihinnad on ikkagi ühel ajal madalad ja sa tahad ühel ajal panna laadima ja võtta seda madalat hinda öösel üles, seega mul oli ikkagi vaja see, et mul on kodus päikesepaneelid, ma tahan panna päikesepaneelide prioriteedi järgi laadima, et ma ei peaks võrgust juurde ostma, ma äpist valin, et ma saan valida, et kas ta võtab, oletame, et päike toodab 10 kilovatiga, ja ma ütlen talle äpist, et ära üldse ühtegi kilovatti võtta võrgust juurde. Ja ta laeb 10-ga, langeb 5 peale, siis nii-öelda päikese tootmise võimsus, siis ta laeb 5 kilovatiga. Ja ma saan anda talle ka käsklused, aga võta 6 amperit igal juhul võrgust, kui päikesest ei jagu, eks ole. Siis ta võtab võrgust juurde. Et näiteks pilves ilmaga mul on ikkagi vaja laadida ja hind on madal, eks ole. Et selles mõttes jah, 2 autot, 2 laadijat ja see ongi see põhjus. Kas sul on osa sellest, kas sa lähtud natukegi lihtsalt sport ja põhimõtteliselt, kuna see on võimalik, siis sa teed seda või sa lööd selle ikkagi nagu Excelisse ka, sest et ega see laadija ei ole ju tasuta. See maksab x 100 eurot, kõik see. Et kui kiiresti sa selle Pacifica pealt sõits nüüd selle uue laadija soetamise või ma ei tea, vedeles sul garaaži siis teine, See oli ikkagi ettevaatavalt, et ma täna ikkagi hoian nii-öelda silmad lahti ja ootan momenti, millal Pacifica vahetada välja täiselektri vastu. Aga isegi see on teine täiselektrikas, et sul on ju, tegelikult on ju teoreetiliselt võimalik seal, et sul on suure sõiduulatusega need ja kõik ju räägivad, et ega ma ei tea, korra nädalas laen, et polegi ju vaja. No tegelikult ma lihtsalt mõtlen, ilmselt sul on siis vaja palju sõita, aga et kas sul käivad kõik need otsused Excelist? Ühtegi asja ei ole sellist, et ma olen põhimõtteliselt, kuna ma toodan elektrit, siis ma tahan selle kõik ära kasutada, olgu ostsin 500 eurost laadja, mis siis, lasta siis olla, aga... Ma ütlen ausalt, ma seda Excelisse küll ei pannud, mulle
tead, see disain meeldis, mõnus minimalistlik, et kui vaadata, kui palju on laadijad, noh see, mis mul ennem oli Ensto laadija, suur, kobakas, hästi tohutult suur ja see EAC, ma ei julgen öelda, EAC siit mahub selle Ensto laadija sisse vist 6 tükki järsku. Ta oli paks, lai, kõrge. Nagu vanasti mobiiltelefonid. Ja, et tohutu areng on toimunud. Ja ma võtsin veel kallima EAC mudeli, et see, mida me ise müüme, on seal vist oli 589 €, et ma võtsin endale veel kallima mudeli, mis on Mead arvestitega, et numbriliselt ma näen, et kui ma laadima panen, ma teen neid võrdlusi, et laen, sõidan autoga ja siis, kui ma laen 100%, üks on see, et mida auto sulle näitab energiakuluks, aga ma alati mõõdan ära ka laadijast, just uute autode testimise puhul, ma mõõdan ära ka numbriliselt selle, kui palju päriselt tegelikult laadijast autosse voolas elektrite ja palju siis auto tarbis. Et ma mõõdan ära, see vahe on kusagil selline üks asi, mida auto tarbib, aga see, mis on laadimise kaod ja tarbimise kaod akust, kuskil 15% on kadusid. Sa tahad öelda, et näiteks kui mul on, ma ei tea, autos näitab, et mul on siin keskmine on 15 kilovatt-tundi 100-le, siis tegelikult pane 15% otsa. Ja, raudselt 15% otsa. Aga kas see on ka see, et kui ma lähen avalikus laadimisjaamas, laen mingi asja ja ta ütleb, et sa laadisid näiteks 20 kilovatt-tundi, siis see ongi mõõdetud 20 kilovatt-tundi. Läks reaalselt, läks sinna. Koos kadudega. Koos kadudega. Ikka kaod on, okei, selge. Ütleme, kaod on juba ka sellest, et ju see laadimiskaabel ju soojeneb, et kuskil on mingi kadu, eks ole. Et ka tarbimisel akust, kui sa võtad, on kaod. Seega, ütleme jämedalt, ma olen vaadanud, mõnel autol on ta väiksem, mõnel autol suurem, keskmiselt 15% on ikkagi laadimise kaod. Nüüd jällegi Exceli inimesed, et kes te siin otsustate praegult, kas osta elektriautot või mitte ja käisite pikalt, sõitsite, vaatasite auto näitab 15, eks ju, löön niimoodi, et tegelikult veits tuleb juurde panna. No mõni ütleb, et tead, mul auto võtab 13 kilovatt-tundi 100-le. Ei ta võta midagi, võtab küll. Võtab, aga sealt kuskil, aga elektrit kulu on suurem. Kulu on suurem. Võt, kuule, aga selle tarkusega tõmbame tänaseks otsad alla ja saime teada nii X-Pengist kui ka kütusehindadest. Aitäh! Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule.